Olen Gordon Buchanan, loodusoperaator. Olen käinud filmimas meie planeedi kõige äärmuslikuma kliima ja näpistavama pakasega paikades. Karmidest tingimustest hoolimata kihab kargetes võlumaades elu. Sealsetel loomadel õnnestub kõigi olude kiuste kuidagi ellu jääda. Kohtun mõnega neist kartmatutest loomadest, seltsivatest huntidest kuni salapärase ilvese ja kavalate polaarrebasteni. See on kõige ilusam loom, keda ma elus näinud olen. Need loomad on kohastunud eluga maailma kõige lumisemates ja külmemates paikades. Lausa hämmastav, kuidas nad nii karges pakases hakkama saavad. Lumeloomad. Olen Arktikas. Siin on vapustavalt kaunis, kuid samas ka vapustavalt külm. Talvine temperatuur võib lausa -50 kraadi langeda. Ometi on loomi nagu need majesteetlikud hundid, kelle jaoks on see kodu. Nad elavad maailma pealael ehk planeedi sügavkülmas põhjapolaarjoonel. Olen Norra Polaarpargis, maailma kõige põhjapoolsemas looduspargis. Siinsed hundid on inimeste seas kasvanud ja nendega harjunud. Siiski pean nende usalduse võitma ja igati rahulikuks jääma. Pakasest hoolimata võtsin mütsi ja kindad ära, et need tegelased ei tunneks kiusatust neid ära napsata. See lummav olend suhtub minusse nagu teise hunti ja tuleb tervitama. Nii nad üksteist tervitavadki, keelega üle näo limpsates. Huntidel on kombeks üksteise nägusid näkitseda. Ehkki see jätab agressiivsele mulje, väljendab see tegelikult kiindumust. Kui suured käpad. Oled ikka kenake. Hunti paitades kaob käsi tema kasukasse ära. Karvu laiali tõmmates näeme peenekoelist ja pehmet aluskarva, mis aitab loomal sooja hoida. Välised pikemad karvad tõrjuvad aga lund ja vett. Hundi kasukas on sellisteks ilmastikutingimusteks nagu loodud, kuid nagu kodustatud koeral on ka hundi päkalune padjand paljas. Suurema osa elust puutub see kokku lume ja jääga. Eriti talvel. Kuidas suudavad hundid vältida külma levimist paljastest päkalustest kogu kehasse? Neil on selleks väga nutikas lahendus. Kuum veri ei jõuagi alla hundi käppadesse välja, see jahtub jala sees alla voolates just nagu omamoodi külmkapis. Käppade sees voolab külm veri, ülejäänud kehas aga soe. Tänu sellele nutikale kohandusele on soojakadu viidud miinimumini. Keha soojuse eraldumist näitava termokaamera abil saame näha, et hundi sääred on punast värvi ja seega soojemad kui päkaosa. Kasukas paistab aga sinisena, sest uskumatult paks kasukas ei lase kehal soojust kaotada. Välistest omadustest hoolimata on nutikas jahipidamisstrateegia eluliselt tähtis. Sellises krõbe külmas kliimas on hea omada sõpru. Huntide oskus karjana jahti pidada tagab nende ellujäämise.
Kõige külmema taliharja ajal on tugevate sidemetega karja kuulumine hindamatu väärtusega. Põhja-Ameerikas ootab hundikari aega, mil saak on kõige haavatavam. Need põdrad on näljast nõrgad. Nad ei suuda nii sügavas lumes kuigi kiiresti joosta. Hundid järgivad hästi läbi harjutatud valemit. Nad võtavad sihikule karjast maha jäänud looma. Kolm hundikarja liiget võtavad ühistööna põdra maha. Jõhker, kuid muljet avaldav jahistrateegia. Tänu laitmatule meeskonnatööle ja lumiste oludega kohanemisele on hundid ühed silmapaistvamad lumeloomad. Mitte kõik lumeloomad ei ela sotsiaalsete rühmadena nagu hundid. Üks kõige edukamaid lumeloomi on eraklik ja elab suurema osa elust üksi. Neid võib leida kaugelt Arktika põhjaosast. Jääkaru. Nagu kõigil jääkarudel katab ka selle isaskaru keha paks kasukas. Tema saladus siin pakaselisel maal sooja hoida peitub tegelikult tema tohutu suure keha sees. Karvkatte all on umbes 10 sentimeetri paksune isoleeriv rasvakiht. See hoiab looma välise külma eest soojas. Rasvakihi alal hoidmiseks peab karu usaldama oma jahipidamisoskusi. Tema saak on peidus paksu jää all. Õnneks on tal salarelv, mis aitab jahti pidada, erakordne lõhnataju, 100 korda tugevam kui inimesel. Jääkaru tunneb hülge keha lõhna lausa 30 kilomeetri kauguselt ja meetri paksuse lume alt. Vedas. Esmalt sööb ta ära hülge rasva, jättes liha sageli järele. Meid viiks nii rasvane dieet hauda, kuid karu jaoks on see hädavajalik. Tegelikult on jääkarud ühed maailma paksematest imetajatest. Ülihea soojusisolatsioon ja haruldaselt terav lõhnataju teevad jääkarust tõelise lumes elamise meistri. Nende kehaehitus võimaldab neil lumistes oludes vabalt liikuda. Erinevalt minust. Olen elav näide olendist, kes ei ole kohastunud liikumiseks sellises lumises keskkonnas. Kaalun umbes 80 kilot ja mu kehakaal on jaotatud 2 jalale. Jala number 47 on inimese kohta üsna suur, aga mitte piisavalt suur, et hoida mind lumme vajumast.
Et jala toetuspinda suurendada, panen jalga lumeräätsad. Sügavas lumes liikudes tuleb see hästi läbi mõelda. Nõndaks, nüüd saan minagi lumes kõndida. Nii on tõesti palju parem, lihtne. Võin läbi metsa kõndida ja ma ei vaju vööni lumme. Võin liikuda kiiresti või peaaegu hääletult. Nagu kuuluksingi siia. Jääkarudel on omamoodi kaasasündinud räätsad. Nende käpad on suured umbes 30 sentimeetri läbimõõduga. See aitab neil oma kaalu õhukesel jääl ühtlasemalt jaotada. Väekalust katvad pisikesed kühmud aitavad paremini jää peal püsida. Ehkki karud on eluga lumes ülimalt hästi kohanenud, on mõnel neist omad nõksud talve üleelamiseks. Talveuni. See on hiljuti tühjaks jäänud pruunkaru koobas. Karu kaevab selle sügisel kusagil oktoobris. 7 kuud kõige karmimast talvest veedab pruunkaru siin, söömata joomata, üksnes magades ja sula oodates. Karu ehitab endale koopa, mis on temast vaid veidi suurem. Mõnusalt paras. Koopa võib rajada kaljulõhesse või puuõõnde. Jääkarud kaevavad kõigest väikese augukese ja ootavad siis, kuni lumi peale langeb. Nii tekib ideaalse isolatsiooni kihiga katus. Filmisime seda emast jääkaru tema talveune ajal. Looma pulss langeb sel ajal märkimisväärselt. Ta ei söö, ei joo ega urineeri. Hämmastaval kombel suudab karu taastoota jäätmed uuteks valkudeks, et nii lihaseid säilitada. Ehkki loom elab talve üle üksnes rasvavarude peal, suudab ta talveune ajal nagu imeväel pojad ilmale tuua. Ema soojendab poegi oma kehaga. Pojad kasvavad tormikiirusel tänu ülirasvasele emapiimale, mis on inimese rinnapiimast peaaegu 10 korda rammusam. Olen veetnud jääkarusid filmides väga palju aega. Mul oli õnne näha 2 väikest karupoega talvekoopast välja tulemas. Imeline vaatepilt. Kui armas. Karupojad on väga innukad laia maailma avastama. Pärast talveune ajal sündimist tuleb perekond koopast välja, kui pojad on piisavalt suured, et välismaailmas hakkama saada ja valmis asuma teekonnale kevadise merejää poole. Vaadake. Seda pilti ei unusta ma kunagi. Ka paljud väiksemad imetajad jäävad talveunne, et kibekülma talve vältida. Ühel neist on selleks üsna omapärane moodus. Arktika ümseja. Ilmade külmenedes poeb ta maa alusesse urgu talveunne.
Hämmastaval kombel langeb orava keha temperatuur alla nulli, madalamale kui ühelgi teisel imetajal. Tema siseelundid lõpetavad töö ja ta näeb välja nagu surnu. Sellegi poolest suudab loom hoiduda surnuks külmumast. Ta väristab end regulaarselt iga paari nädala tagant. Sellest piisab, et keha temperatuur mõneks tunniks normaliseeruks. Pärast värisemiskuuri võib ta rahumeeli jälle maha jahtuda ja järjekordsesse sügava unetsüklisse vajuda. Nende loomade jaoks, kes ei maga talveund, on hea soojustus eluliselt tähtis, et karmile talvele vastu pidada. Meie, inimesed, peame külmaga kihiti riietuma. Mul on seljas 5 kihti riideid ja kindad käes. Me genereerime soojust ja tahame miinuskraadides seda hoida. Kui ma kinda ära võtan, on iseendastki selge, et käsi hakkab soojust kaotama ja külmetama. Termokaameras on vahe külma ja sooja käe vahel selgelt näha. Külmetava käe sõrmed on sinised, näidates juba praegu sooja kadu. Loomad on sooja hoidmisel palju osavamad kui inimesed. Üks neist on sellest teistest peajagu üle. Polaarrebane on talveks ülihästi varustatud. Ta teeb läbi imetabase muundumise, vahetades õhukese pruuni suvekasuka 200% paksema karvkatte vastu. See on valge ja väga kohev. Tervitus, kenake. See on küll kõige uhkem kasukas, mida ma iial näinud olen. Polaarrebastel on kõigist Arktika loomadest kõige soojem kasukas. Peale uhke karvkatte on tal ka ülitundlikud meeled. Eriti kuulmine. Ehkki rebasel on üsna väikesed kõrvad, suudab ta ülima täpsusega saaki tunnetada isegi paksu lumevaiba all. Noor polaarrebane otsib karmis Kanada talvest toitu. Ta on jahipidamises alles algaja. See pole lihtne, kui sa oma saaki ei näe. Tänu üliteravatele meeltele kuuleb rebane lume alt nõrka heli. Lemmingid. Saagi kinni püüdmiseks kasutab ta omapärast tehnikat. Ta peab suutma hinnata nii täpset vahemaad kui ka lumekihi paksust. Täpse koha leidmisel lähtub rebane oma hüppel maa magnetväljast. Haruldane oskus. Siiski pole see tehnika alati lihtne, eriti algajale. Nii valgetes ja lumistes oludes elavatele loomadele on ülitundlikud meeled hädavajalikud. Kohe kohtun ühega, kelle nägemine on lausa legendaarne.
See uhke välimusega kaslane on ilves. Loom, kes on eluga lumes hästi kohanenud. Vaadake ta silmi. Ilvesel on imetapane nägemine. Vanal ajal usuti, et ilvesed näevad isegi läbi seinte. Neid silmi vaadates pole kuigi raske seda uskuda. Ehk on see kerge liialdus, kuid väidetavalt suudab ilves märgata hiirt 75 meetri kauguselt. Tema öine nägemine on vapustav, kordi parem kui inimesel. Praegusel aastaajal, kui kõik on lume alla mattunud, muutub ilves looduses nähtamatuks, sulandudes kaskedega ühte. Tal pole välimuse muutmiseks midagi enamat vajagi. Looduses on ilveseid iseäranis raske märgata. Nad uitavad tühjades metsades saaki otsides sadu kilomeetreid, ega pruugi kunagi 2 korda samasse kohta tulla. Kuna siin kandis on saakloomi vähe, on selle vaikse küti elu eriti raske. Ilvesed pole siinsetes karmides oludes ainukesed kütid. Habekak ootab ja kuulatab. Ta jälgib oma saagi. Kakul on üliterav kuulmine. Ta kuuleb põldhiirte sibamist isegi meetri paksuse lumekihi alt. Ta lendab hääletult nagu vargtehnoloogia kuningas. Ta suudab tiibade plagina täielikult summutada ja tänu sellele saaklooma ootamatult üllatada. Et lumisel maastikul ellu jääda, on hea omada mõnd trumpkaardi. Järgmisel lumeloomal on see õige üllatav. Põhjapõdrad on tuntud nii saani vedamise kui ka oma punase särava nina poolest. Selle rahvaluule taga on tegelikult üllatav tõde. Geniaalne kohandus, mis aitab karmides oludes vastu pidada. Põhjapõdra nina on täis veresooni, mis jahutavad välja hingatavat sooja õhku ja soojendavad sisse hingatavat. Tänu sellele on põhjapõdra aju pidevalt soe ja aktiivne. Nagu termokaamerast näha, on põhjapõdra nina tõesti punane. Siiski pole põhjapõdra nina tema ainus ebatavaline eripära. Tõeliselt hämmastav on see, kuidas põdrad oma suurte ja iseloomulike silmadega ümbritsevad talve näevad. Kui ilm on nii päikseline ja hele nagu täna, hakkavad mu silmad päikesest ja lumelt peegelduvast UV kiirgusest lausa valutama. Kui peaksin siia kauemaks jääma, jääksin ilmselt lumepimedaks, kuid põhjapõdrad näevad ümbritsevat teistmoodi. Mitte vaid värvilisena, vaid ultraviolettvärvides. Inimsilm ei suuda nii valgel maastikul detaile eristada, kuid tänu ultraviolettnägemisele näeb põder kõike kontrastsemalt. Nad näevad kujusid ja detaile, mida inimsilm ei seleta. Kuid kattelsambli, mida nad söövad, või ka loomade uriin lumel on palju selgemalt näha. Nii lumevalges maailmas on sellisest nägemisest palju kasu.
Põhjapõtradel on ka spetsiaalselt kohastunud paindlikud sõrad. Talvel sirutuvad nende 4 varvast laiali nagu lumeräätsadel. Nii saavad nad käia libisemata ka konarlikul jääl. Siledal jääl võivad sellised jalatsid aga hoopis sobimatuks osutuda. Kui räägime ellujäämisest kõigi olude kiuste, peab üks lumeloom taluma maailma kõige äärmuslikumaid tingimusi. Maakera pealaelt alla välja. Antarktika. Kõige külmem, kõige tuulisem ja kõige kuivem manner. See eraldatud sügav külmik on koduks pingviinidele. Kuidas nad suudavad -70 kraadi juures ellu jääda? Pingviinid on loodudki krõbedale külmale vastu pidama. Ümmargune pontsakas kehakuju pole juhuslik, tänu sellele on neil piisavalt nahaalust rasva, et sooja hoida. Kuidas neil ikkagi õnnestub soojas hoida väljaulatuvaid kehaosi nagu tiivad ja jalad? Pingviinide kehad on nutikalt kohanenud, jalgu ja tiibu liigutavad lihased paiknevad keha soojas sisemuses. Jäsemeid opereerivad üksnes kõõlused, aga need ei ole külmale nii vastuvõtlikud. Seegi pole veel kõik. Nendel jäise eluspetsialistidel on veel üks nutikas nõks, mis aitab sooja hoida. Et keha kokku puude külmunud pinnaga oleks võimalikult väike, kallutavad pingviinid end kandadele, hoides varbaid jääst eemal. See nipp aitab vähendada soojakadu lausa 15%. Pingviinid ei saa küll lennata, ometi neil on tihe sulestik. Usutavasti on nende suled sooja hoidvamad kui ühelgi teisel linnul. Vaadake neid siin. Need on keiserpingviini suled. Keiserpingviinid peavad taluma krõbekülma Antarktika ilmastikku. Tõeline meistriteos. Sule allosa on pehme ja kohev, roots aga kange ja ots sile. See osa siin on veekindel. Linnu keha katab tihe sulestik, mille väline kiht on veekindel. Veekindla kaitse all on õhukiht ja pehme alussulestik. Uskumatult peenelt läbi mõeldud soojusisolatsioon. Arusaadavalt püüavad pingviinid oma haruldasi sulgi igati kaitsta. Lausa nii väga, et kui isaslinnud oma suurtesse parvedesse kogunevad, jälgivad nad eriti suure hoolega, et suled viga ei saaks. Kõige karmimas Antarktika südatalves kogunevad isased keiserpingviinid, et end ja oma mune soojas hoida. Keskel on kõige soojem, seal võib isegi liiga kuumaks minna. Seepärast liiguvad pingviinid ringi, vahetades pidevalt tasendit, kuid nad ei puutu üksteisega kokku, riivates teisi vaid vaevu. Kui nad end liiga kokku pressiksid, võiksid suled ju kannatada saada. Seepärast jälgivad nad hoolega, et kehade vahele jääks 2 sentimeetrit.
Kui üks pingviin liigutab, peab tema naaber sama tegema. Üks samm tekitab ahelreaktsiooni, mis paneb terve koloonia lainetama. On vaid üks imetaja, kes suudab elada läbi aasta nii sügaval Antarktika lõunaosas. Vetteli hüljes ehk sukelhüljes. See imeline lumeloom veedab suurema osa oma elust ääretu jäälaama all. Antarktika ookeani temperatuur võib langeda -2 kraadi. Sukelhülged suudavad tund aega olla õhku hingamata jääkülmas vees. Nad peavad leidma jääs prao ja tekitavad sinna hingamisaugu. Loodus on andnud neile selleks ainulaadse kohanduse. Terav tööriist, mis selleks tööks nagu loodud, suured ja tugevad eenduvad hambad. Nende siletina teravate lõikehammastega saab hüljes värskelt tekkinud jääd raspeldada ja nii auku jäävabana hoida. Õhuaukudel on ka teine eesmärk. Paaritumishoovajal meelitavad isased emaseid nende juurde. Üks isane võib meelitada augu juurde kuni 10 emast, seetõttu käib aukude pärast tihe rebimine. See isane hüljes otsib sobivat auku. See pole jääaluses pimeduses lihtne, kuid arvatakse, et hülgeid aitavad üliterav kuulmine ja vurrude kompamismeel. Teised hülged kuulevad liigikaaslase hüüdu kuni 3 kilomeetri kaugusele. Ta küll leidis augu, aga teine isane jõudis ette. Aus võitlus otsustab asja. Paraku osutus vastane tugevamaks. Meie hüljes peab taanduma ja mujal õnne proovima. Põhjapoolsete rannikuvete linnud rändavad enamjaolt talveks lõunasse. Siiski on ühed linnud, kes jääkülma merevett otsivad. Ahad. Neid on sadu tuhandeid. See lahtine veelapike on nende viimane pelgupaik. Neid laigukesi hoiavad jäävabana tugevad veealused hoovused. Siin saavad linnud vette sukelduda ja meresügavusest karpe korjata. Keset otsatuid jäälaamu oleneb nende ellujäämine ühest ainsast kasinast oaasikesest. Tingimused võivad siin väga ruttu muutuda.
Väiksema jääaugu juures olevad pardid saavad karmi õppetunni. Varatalvine torm on kohale jõudnud ja auk hakkab kinni jäätuma. Vaba vett jääb vähemaks, linde ootab häving. Suuremal jääaugul on suurem tõenäosus terveks talveks lahti jääda. Ahad püüavad kurnavat rännet iga hinna eest vältida. Risk on alati, kuid nende partide jaoks tasub see end ära. Talve edenedes temperatuur langeb, mõnikord võib lumesadu kesta lausa tunde. Atmosfääris aurustunud vesi külmub jääkristallideks. Jääkristallidest moodustuvad lumehelbed langevad maapinnale, igaüks neist keerulise mustriga ja ainulaadne. Ehkki lumi näib olevat valge, on see tegelikult värvitu. Valge värvust tuleb päikese peegeldusest. Meile tundub lumesadu imeilus, kuid see võib olla ka surmav. Mida sügavam lumi, seda paremini peavad loomad sellega kohanema. Kui rääkida kõige krõbedamaks pakaseks valmistumisest, siis need muskusveised paistavad igati valmis olevat. Nende pikk tihe pulstunud kasukas on nii tõhus, et nad kulutavad sooja hoidmiseks vaid vähesel hulgal energiat. Nad suudavad isegi aeglustada oma ainevahetust nii, et nad vajavad talveperioodil vähem toitu. Muskusveisel on eesmised sõrad tagumistest suuremad ja nad kasutavad neid paksust lumest toidu välja kaevamisel. Kui lumi on väga paks, võtavad nad appi ka oma suure pea ja võimsad turjalihased, et jõuda lume all peituvate taimedeni. Muskusveised tunduvad olevat nagu pakases elamiseks loodud. Need paksukarvalised eelajaloolise välimusega olendid on elanud Arktikas juba aastatuhandeid. Nad rändavad tundras, otsides toiduks juuri ja samblaid. Karjas elamine aitab erakordselt karmile Arktika talvele vastu panna. Ameerika kaljumäestikus elab üks sama toeka välimusega loom. Bison. Yellowstone on ainulaadne paik. Geoloogilise vingerpussi tõttu on siia tekkinud tuhandeid kuumaveeallikaid ja keisreid, kuid need ei ole nõrkadele. Pool aastast on Yellowstone külmunud. It's not for the feeble. For half the year, Yellowstone is frozen. Temperatuur langeb kuni -50 kraadi, lumekiht on mitme meetri paksune. Need bisonid on samuti eluga lumes hästi kohanenud. Paraku peavad nad katsuma rammu aastakümne lumerohkeima talvega. Nad suudavad küll oma võimsaid päid lumest läbi suruda, kuid tänavu on lumekiht nii paks, et nad ei ulatu all oleva rohuni. Bisoni hämmastavalt paks kasukas hoiab sooja ka -30 kraadi juures. Vinge tuul viib nad siiski viimase piirini. Nad peavad liikuma. See nõuab küll rohkem energiat, ent nad peavad sellega riskima. Et ellu jääda, peab kari leidma soojema koha. Nad võtavad ette ammu tuntud teekonna sinna, kus kuumaveeallikad hoiavad jõge jäävabana.
Nii peaksid nad jõudma paika, kus saavad süüa ja puhata. Teekond on pikk ja raske. Piisonid peavad pidevalt liikuma ega saa endale peatusi lubada. Paraku ei pea kõik loomad sedavõrd karmides tingimustes vastu. Viimaks ometi on kari kohale jõudnud. Paradiis. Kuuma veeallikad on lume sulatanud ja rohtu on küllaga. Tohutu kergendus. Viimaks ometi saavad piisonid kõhud täis süüa. Ka paradiisis ei ole kõik alati roosiline. Vulkaanilised veed ja keisrid on andnud rohule arseeni maitse, mis võib ajapikku piisonid mürgitada. Loomad teavad, et nad ei saa siia liiga kauaks jääda. Ometi pakub see neile hetkeks pääsu armutu lume käest. Sellisel maastikul on iseäranis raske toitu leida. Jõed-järved on põhjani külmunud, lumi on erakordselt paks ja loomad peavad kasutama kõikvõimalikke trikke ja kogu oma arukust, et siin ellu jääda. Saarma perekond rajab endale teed jõeni, mis on jääst vaba tänu veealustele keisritele. Siin saavad nad rõõmsalt õhtusöögiks kala püüda. Kuid nad pole siin lumisel maastikul üksi. Neid jälgib üks kavalt trikimeister. Kojot. Ta passib peale, kuni saarmad kalade järele sukelduvad. Saarmas ei taha saagi kaotamisega riskida ja otsustab selle jää alla peita. Kojot ei näe saarmast, kuid kuuleb teda jää all liikumas. Saarmas tuleb jää alt välja, kuid ilma kalata. Ilmselt peitis ta selle kuhugi jää alla. Aga kuhu? Nii saab alguse omalaadne peituse mäng. Kojot usub oma edusse. Hiigelsuur forell. Väärt auhind. Neis tingimustes võivad sullerdamine ja kavaldamine osutuda elu küsimuseks.
Lumevaiba all leiab aset veel üks peituse mäng. Seegi käib elule ja surmale. See väike põlduruhiir on talv läbi aktiivne. Ta liigub mööda kitsaid tunneleid, mille soppidesse on nutikalt peidetud toiduvarud. Lumi on hea soojusisolaator, urus ei lange temperatuur alla -1 kraadi. Hiirele ideaalne elukeskkond. Kuid ta ei ole siin ainus elanik, ka Nirk nuusib ringi. A least weasel is also about. Ehkki armsa ja sõbraliku moega on tal siiski kurjad plaanid. He is a devious plan. Tema keha on täpselt sama peenike kui hiirel. Seega pole hiirel pääsu, Nirk tuleb talle alati järele. Nirgi pikk peenike keha annab talle urus jahipidamisel eelise. Soojapidavuse seisukohast on see aga väga kehv figuur. Õnneks teab Nirk, kuidas seda muret lahendada. Paraku ei tõota see hiirele midagi head. Nirk kitkub hiire kehalt kahvlude kaupa karvu. Seejärel sättib ta need nutikalt kokku pehmeks tekiks. Kurbots hiirele, kuid soe maa-alune pesa külma südamega Nirgile. Sellises kliimas seisab igaüks enda eest. Oleme näinud erakordseid viise külmas kliimas ellujäämiseks, kuid on ka selliseid olendeid, keda me isegi ei näe. Lume all on tuhandeid putukaid, kes peavad talvega oma lahingut. Kummalisel kombel on mõni neist võtnud nõuks elusalt külmuda. Üks tähelepanu-väärsemaid on väike Arktika röövik Pirhart ja Isabella. Tema talv möödub kivi all kerra tõmbununa. Temperatuuri langedes langeb röövik omalaadsesse koomasse, tema süda jääb seisma ja organism külmub täielikult. Ta jääb sellesse seisundisse 4 kuuks. Kui Arktikas saabub kevad, sulab ta üles. Nagu surnust tõustes. See väike karvane mutukas sööb nii palju, nagu jaksab, enne kui ilm taas külmaks läheb. Nii käib see, aastast aastasse, ta võtab hoo maha ja külmub kivikõvaks, et talv üle elada. Toitumisperiood on Arktikas nii lühike, et röövikul kulub kasvufaasi lõpuleviimiseks aastaid. Viimaks on see siiski käes. Röövik hakkab pöörases tempos ilusat siidjat kookonit punuma. Samal ajal hakkab tema keha valmistuma peatseks lendu tõusuks.
into one that can fly. Nüüd on maailma vanim röövik valmis täitma oma elu eesmärgi. Is ready to fulfill his life's purpose. Tal on vaid paar päeva aega, et partner leida ja paarituda ning luua seeläbi uus sugupõlv imelisi Pirharkti ja Isabellasid. Ta võib olla imepisike ja varjul, kuid see väike röövik valdab lausa erakordset oskust karmi pakasega toimetulekuks. Nägime, kuidas haruldased loomad suudavad ümbruskonnaga kohaneda. Nad mitte üksnes ei ela maakera kõige külmemates ja pelutavamates paikades, vaid lausa naudivad seda. Ükskõik kas neid aitavad terav meel, haruldane füüsiline kohanemisvõime või lihtsalt nutikas taktika, need loomad on igatahes imetavased. Peale selle, et nad on äärmiselt muljet avaldavad, kuuluvad nad minu silmis ka planeedi kõige kaunimate loomade hulka. Tõlkinud Tiiu Marie Kraul. Luges Eesti Keele Instituudi kõnesüntesaator.